Tahan sulle rääkida viisist, kuidas me aitame WordPressi õpiprogrammis sul juba programmi ajal seda raha teenida ja endale kliente leida. Üks viis on selleks siis teenuseampsude turg, aga kõigepealt räägime, mis asi see teenuseamps üldse on. Teenuseamps on väike, selge, piiratud teenus, seda on lihtne osta, seda on lihtne müüa ja üldiselt toob see kiire jah kliendilt. Miks need teenuseampsud toimivad? Sellepärast, et kui sa alustad väga suurelt ja kui klient sind ei tunne, siis tavaliselt kliendile tekib 150 erinevat küsimust ja ma ei tea, me oleme kindlasti kohanud väga palju seda, et ikka võetakse keegi oma tutvusringkonnast, kes siis lõpuks, kelle käest lõpuks see teenus ostetakse. Eriti kui sa oled alustaja, siis samamoodi keegi veel ei tea sind, ei tunne sind eksperdina, kõige lihtsam viis on alustada teenuseampsudega. Sest klient saab kohe väärtust, ta teab, mida ta saab selle ampsu eest, tal on väike risk, sest tal on lihtsam otsustada, rääkides, et kui me teeme pakkumisi näiteks võib-olla mingi 1000 euro peale, 2000 euro peale teenuse peale, versus et sa teed teenuse ampsu võib-olla 50, 70, 80 või 100 eurot, see on väiksem summa ja seetõttu on kliendil seda lihtsam ka otsustada. Ta ei pea riskima nii suures ulatuses. See annab sulle ka kiire tagasiside, sest kui sa võtad suuri projekte korraga, siis nõuab aega ja vahepeal võib-olla juba sa väsid ära või see ei õnnestu nii, nagu sa tahaksid, eriti alustajana võib see juhtuda, aga kui sa orienteerudki teenuse ampsu peale, siis üldiselt sa teed selle ära võib-olla paari päevaga ja sul portfoolio ka täielikult täieneb erinevatest teenustest, mida sa juba oled pakkunud. Siin on mõned näiteid kodulehe kontekstis, et kuidas neid teenuseid siis ampsudesse pakendada. Näiteks disainianalüüs, kas koduleht on loetav, kas nupud on selged, kas bränd on korras, tekstide parandus, päise muutmine. Need võivadki olla need väikesed ampsud, mille suhtes kliendil on vajadus. See võib olla mobiilivaate korrastamine, kuidas sa üldse leiad seda, on ju, sa näedki võib-olla oma tutvusringkonnas ettevõtjatel kellegil või kuskil märkad kellegil, et on midagi ja sa pakudki lihtsalt konkreetselt selle teenuseampsu välja. Õnneks WordPress on selline leht, kus sa saad jupiti seda lehte arendada ja paremaks järjest teha. See võib olla ka kalkulaatori lisamine, see võib olla ka broneeringusüsteemi lisamine. Ja kui sa vaatad neid hindasid, siin eriti näiteks disainianalüüs võib-olla 59 eurot ja 89, siis võib-olla sulle tundub, et appikene see töö tundub palju mahukam. Et kuidas ma üldse selle nagu tehtud saan nii väikese summa eest, et kas ma üldse oleksin motiveeritud. Siis nüüd on meil abiks AI ja tehisintellekti tööriistad. Meil on siis õpiprogrammis olemas erinevad kursused, kus me näitame, kuidas neid tehisintellekti tööriistu kasutada. Et ma toon näiteks siin selle sama ettevõtluse kursuse, kuhu me lisame järjest juurde ka erinevaid AI tööriistu, mille abil sa saadki kõiki neid asju kiiresti teha. Ja siin ongi näidatud ka, et näiteks ChatGPT-ga veebilehele, kuidas raportite loomine, kuidas Gensparki kasutada selleks, et sa saaksid ka visuaalselt neid raporteid kuvada. Ma võib-olla ei leia siit kohe kiiresti üles nendest videodest neid pilte, aga siin samm-sammuliselt ma näitan näiteks siin ka praegu, kuidas sa annad sisendi Gensparkile, Genspark hakkab seda visuaali sul looma ja kokkuvõttes annab ta sulle, vaatame, kus meil on, kas meil tuleb siit välja mõni ekraanivaade, võib-olla, no, et siit näiteks tulebki, on ju. Et siis ta annabki sulle sellise visuaalse ilusa raporti ka, mida kliendile saata. Nii et see teenusamps tõesti võib võtta aega sul, kui sa oled seda juba mitu korda teinud ja sa oled selles vilunud, sa kasutad tehisintellekti, võib-olla vähem kui tund aega ja mida rohkem seda teed, seda kiiremini seda teed ja kokkuvõttes on see täitsa mõistlik hind. Ja klient on väga rahul, sest et sellise soodsa hinnaga ta saab väga palju väärtust. Siin on näiteks kalkulaatori lisamise näide. Siit ma võin tuua näiteks selle WordPressi õpiprogrammi lehe. Panen praegu siit uue veebikool, võtan ette siit korraks kõrvalaknas. Ja mul on tegelikult siin lahti juba vist ka, ei, see on tooteleht. Võtame siit selle õpiprogramm, WordPressi õpiprogramm. Ja kui ma siin Elementori sisse lülitan, siis ma näitan sulle, kuidas on lisatud siia see kalkulaator. Ka lihtsalt tuli idee ja mõte, et oleks tore selline kalkulaator lisada, et inimesed saaksid arvutada välja, et kuidas need erinevaid siis teenuseampse või siis ka korralikku kodulehte teeksid selle programmi ajal, ütleme, nad teevad ühe kodulehe, nad teevad näiteks, võib-olla pakuvad näiteks seal 8 teenuseampsu ja võib-olla
haldusteenust näiteks leiavad ühe ja loovad digitoote, mis toob ka neile niisugust passiivset sissetulekut. WordPress on selles mõttes lahe, et sa ei pea ilmtingimata tegema selliseid teenuseid, ei pea pakkuma, mis ma panen korraks siit selle Facebooki kinni, ei pea pakkuma selliseid asju, mis nõuavad kliendiga suhtlemist, et kui sa oled introvert ja sa ei taha väga klientidega suhelda, siis sul on võimalik luua ka erinevaid digitooteid ja läbi selle siis raha teenida, et oletame, sa lood 4 digitoodet ja siis sa oled juba kasumis ja teeninud ka 606 €, et oled ära maksnud selle programmi osalustasu ja lisaks oled juba ka kasumis, on ju. Ja kuidas seda kalkulaatorit siis lõin? Mitte niimoodi, et ma oleks ise väga palju hullult vaeva näinud, vaid ma avan siin Elementori ja siis ma näitan seda koodi, mida aitaski teha ChatGPT. Ma läksin ChatGPT-sse, vestlesin temaga, ütlesin, mul on niisugune idee, ma tahan oma kodulehele lisada sellise kalkulaatori ja palun loo mulle see kood. Ja ta lõigi siis koodi HTML, CSS ja selle siis lisasin siia veebilehele ja alguses ta ei olnud selline, nagu ma tahtsin, natukene muutsin, aga kokku läks mul selle kalkulaatori lisamiseks, ma arvan, aega vähem kui pool tundi ja näitan, kui ma klikkan siin lahti, siis on näha, et siin on see kood, mida siis AI lõi. Et tänu tehisintellekti tööriistadele saab teha üliägedaid asju, väga kasulikke, vajalikke asju, kordades kiiremini kui kunagi varem ja seetõttu pakendada väga ahvatlevaks need teenusampsud. Aga mida kindlasti tasub silmas pidada on siis see, et sa teeksid ka jätku teenust või järgmist sammu. Meil on olnud siin õpiprogrammides osalejaid, kes ütlevad, et tänu teenusampsude turule, kuhu nad on üles pannud oma teenusampsu, on nad saanud kliendi ja see klient 2 kuu pärast või mõne kuu pärast, mõne nädala pärast, mõnikord ka kohe otsa, on järjest rohkem tellinud ja on tellinud ka suurema projekti. Nii et mõnest väikesest teenusampsust on kasvanud välja mitme 1000 € projekt. Et kindlasti tasub hoida seda sidet kliendiga vaadata, mida ta võib-olla veel võiks vajada ja kuidas sina veel teda saaksid aidata ja läbi selle siis järjest oma oskusi täiendada ja ka juba reaalset raha teenida. Nii et selle teenusampsu idee on siis see, et ära pane mitut asja kokku, ära müü segast paketti, kirjelda tulemust, kirjelda seda protsessi, see hind peab olema väga selgesti välja toodud, ühekordne, mitte niimoodi, et alates sellest summast ja siis kliendil jääb jälle 1000 küsimust õhku, et kui palju siis kokkuvõttes talle maksma läheb. Et soovitus on alustada väikesest ja ehitada edasi. Teenusampsu eelis on ka see, et kui sa alustajana ei tea kogu suurt valdkonda veel ja ei pea ennast eksperdiks, siis mõtle selle peale, et kas sa võtad ette nüüd, ma ei tea, mitu kuud pühendunult hakkad õppima või sa alustad juba vaikselt pihta, sa võtad ühe väikese tüki, õpid selle enda jaoks selgeks ja sa saad kohe korraga hakata ka praktikas seda kasutama päris klientide peal. Teine eelis teenusampsu puhul on see, et see on mingis mõttes ka skaleeritav, sest mida rohkem sa ühte tegevust teed, seda selgemaks see sulle saab, seda kiiremini sa seda teed ja võib-olla ongi nii, et alguses sul kulub ühe teenusampsu tegemiseks aega kuskil tund aega ja ka mingil hetkel sa kulutad selle jaoks aega ainult võib-olla seal 10 minutit, aga sa küsid ikkagi sama summa. Nii et selles mõttes on see teenusamps hea, et ta on ka skaleeritav. Tahtsin sulle näidata ühte näidet siit teenusampsude turust. Siia on üles pannud siis Gert, kes meil on ka WordPressi õpiprogrammi osaleja, on pannud üles siis ühe teenusampsu. Kõik on muidu väga hästi, ainukene asi, mis ma võib-olla soovitaks tal teha, oleks mõelda see pealkiri natukene lihtsamaks, sest paljud inimesed ei saa aru, mis see schema markup tähendab, aga pigem see pealkiri peaks olema siis selline, mis loob seda, et mis see tulemus on. Korraks põrgatasin ChatGPT-ga ka, et mis need head pealkirjad võiksid siin olla, näiteks rohkem nähtavust, klikke Google'is või midagi muud, mis on siis inimeste jaoks arusaadav. Aga ülejäänud osa on siin väga hästi öeldud, et siin on kirjeldus selle kohta, on teenuse käigus, mida ta täpselt teeb, kuidas see töötab, mis on see protsess, kuidas see töötab, mis on need tulemused, mida klient saab ja miks valida teda. Et toodud välja ka need argumendid, miks just teda valida. See hind, palju see maksab, kui kaua selle tööga läheb, mida siis tellija kokkuvõttes saab ja öeldud ka kontakt, kuidas minuga ühendust võtta. Kas email või helistada või võtta vestlus või chatida siin samas WhatsAppi teel. Nii et kõik sammud on tehtud hästi lihtsaks. See pilt on ka väga hea, sest et siin on päris inimene peal, on toodud välja ka need konkreetsed tegevused, mida tehakse. Et selline võikski välja näha üks teenusamps. Sa võid inspiratsiooni saamiseks külastada veel seda teenusampsude turgu ja vaadata, kuidas siis need siia üles on pandud.
Nüüd, kuidas leida see esimene klient, kui sa oled alustaja? Siis üks kõige kiirem ja lihtsam viis on vaadata üle oma tutvusringkond. Vaata üle oma Facebooki, sotsiaalmeediast oma sõbrad, vaata, millega nad tegelevad. Kui nad on ettevõtjad, siis üsna tõenäoliselt saad sina milleski neid aidata. Sest see, kui keegi sind juba tunneb, on kindlasti kiirtee esimese kliendini. Ka postitused, olla aktiivne sotsiaalmeedias, jagada oma teenuseid Facebookis või LinkedInis, sest kui keegi ei tea, mida sa pakud, siis on väga keeruline seda klienti ka leida. Lähme korraks ka sotsiaalmeediasse ja ma annan sulle sealt ka mõned mõtted. Kui me võtame lahti näiteks Facebooki ja lähme siia ühte gruppi, kus on väga palju ettevõtjaid ja osalejaid, paneme siia vabakutselised arendajad ja disainerid. Ja kui ma siit nüüd neid postitusi vaatan, siis tavaliselt siia ka on ju ettevõtjad panevad oma soovid ja siis teised inimesed reageerivad. Tüüpiline asi, kuidas tavaliselt postituste alla kirjutatakse, on sõna kirjutasin. Võtame ette siit ühe postituse. Vaatame seda postitust. Siin oleks vaja vektorfaili üles pildistada, okei, see on võib-olla niisugune hästi konkreetne, aga siin näiteks otsitakse juba nagu põhjalikumat, on ju, ma nüüd täpselt ei tea, kui hea on see üleskutse siin, ma ei hakka praegu süvenema, aga kui sa lisad postituse alla ainult kirjutasin, siis see tegelikult on kaotatud võimalus sinu jaoks. Minu soovitus oleks see, et sa kirjutad, miks just sina saaksid kõige paremini seda inimest siin aidata, lisaksid juurde mõned pildid ja näited, kus sa oled teinud, et see postitus, isegi kui see inimene, kes on siia nüüd selle postituse pannud, ei vali sind, siis kõik need teised 10 ja võib-olla 100 inimesed, kes vaatavad seda kommentaariumi ja jälgivad, saaksid juba sinuga paremini tuttavaks. Nii et üks viis leida kliente on olla natukene põhjalikum kui teised siin sotsiaalmeedia kommentaariumis, lisada juurde argumente, miks nad just peaksid sind valima, lisada juurde mingeid näidiseid ja pilte, aga kui keegi küsib midagi ja otseselt ei soovi kedagi palgata, et jah, mõned on siin sellised tööpakkumised, aga mõni ka lihtsalt küsib abi, siis ma olen kuulnud, et väga paljudelt vabakutselistelt, et nad on just saanud läbi sotsiaalmeedia, aidates teisi, vastates küsimustele, saanudki endale kliente, sest sa jääd lihtsalt silma, kui sa eristud, kui sa oled põhjalik, kui sa vastad hästi. Kui sa vastama hakkad, siis kasuta, ma soovitan ka ChatGPT-d, eesti keele korrektor on näiteks seal olemas, et käi igaks juhuks need tekstid läbi, et sa saaksid selle sõnumi, mida sa siis kokkuvõttes tahad öelda, ka hästi selgeks ja lihtsaks seal. Nii et sotsiaalmeedia on üks võimas koht, kus on kindlasti võimalik endale kliente saada. Korraks lähen siia varasema slaidi juurde veel tagasi ja räägin natuke ka minitiimidest ja kogukondadest. Minu jaoks on olnud see, et ma olen hakanud nagu osalema erinevates mastermindides, koolitustes, gruppides, viima ennast rohkem nende inimeste sekka, kellega ma tegutsen sarnases valdkonnas, näiteks koolitusvaldkonnas või ettevõtjana, on olnud tohutu kiirendi, sest nii lihtne on jääda kuidagi oma koduseinte vahele, eriti kui sa pakud vabakutselisena tööd, siis sul on töö ju arvutis, on ju, ja istud seal koduseinte vahel, aga tegelikult see võib sind viia lukku, sest sa võid jääda oma sisekõnega seal üksinda, see sisekõne võib sind kahjustada, ei ole üldse edasiviiv, vaid pigem on kritiseeriv ja ühel hetkel sa tunnedki, et appi midagi ei liigu, midagi ei toimu, midagi ei juhtu. Aga ei juhtu sellepärast, et sa oled kuidagi ära eraldanud ennast. Minu soovitus on otsi endale oma valdkonna kogukondasid ja WordPressi õpiprogrammis me tekitame juurde minitiimid, kus inimesed saavadki luua reaalseid suhteid omavahel, koostöösuhteid. Meil on olnud juhtumeid, kus inimesed on loonud ühise OÜ, teinud väga palju koostööprojekte ja on inimesi, kes siiamaani isegi pärast, kui programm on juba lõppenud, teevad endiselt koostööd, et kui neile tulevad ka kliendid, siis nad teevad seda klienti koos, igaüks oma tugevusele toetades. Et sellised kogukonnad on ülivajalikud ja seda me veebikoolis ka anname. Üldiselt on see reegel, et ära jää ootama, sest täiuslikku aega ei tule. Klienti ei huvita see, et millal sinu koduleht valmis saab või kui ilus ja vinge su koduleht valmis saab. Nad tahavad näha, mida sa juba praegu oskad ja seda sa saad juba välja rääkida ja kuvada. Ja üks ainuke avalik postitus võib sulle tuua juba esimese kliendi. Liikumine ongi täiuslikkus, sest tegelikult täiuslikku ei ole olemas, nii et ära karda eksida. Alusta täna, õpi
ja täiusta ennast. Räägime natuke hindadest ka. Meie soovitus on üldiselt alguses teha mõned projektid tasuta, eriti kui sa õppimise mõttes seda teed, aga selle õppimise protsessi käigus ka vaata, et sa ei kurnaks üle seda inimest, kellele sa seda teenust pakud. Ära nagu esita talle liiga palju küsimusi, proovi olla võimalikult proaktiivne, et võimalikult tema väikese ajakuluga saaksid sa selle asja tehtud. Ja kasuta jällegi tehisintellekti, mis aitab sind väga palju selles osas ka kaasa. Aga ühel hetkel, eriti kui sa siis juba oled teinud ka neid teenuseampsusid, milles sa oled juba vilunud, siis kindlasti tasub küsida ka raha ja ei pea tegema kõiki asju tasuta. Ma usun seda, et just alustajana ja ka sotsiaalmeedias nagu postitades ja välja tulles on oluline olla autentne ja siiras. Et kui sa oled ka alustaja, siis see on väga okei, et sa ütledki, et ma alustan selles valdkonnas, mul on vaja näiteks testkliente praegu lihtsalt, aga ma ei tahaks päris tasuta seda teha, mis on väga loomulik, sest et kokkuvõttes, kui sa tood selle tulemuse lauale, siis ju miks sa ei peaks sellest tasu saama. Aga võid ka teha selliseid kokkuleppeid alguses, et kui mul kõik õnnestub, kõik läheb hästi ja see sobib sulle, et siis sa maksad raha. Aga ühel hetkel on sul portfoolios juba tehtud tööd, sa tunned ennast enesekindlamalt, sest sa tead, sa oled neid tegevusi teinud ja siis kindlasti tasub neid turuhindadega ennast kurssi viia ja reaalsete turuhindadega asju hakata ka pakkuma. Teenuse ampsu mõte ongi see, et sa ei paku kõike korraga, sa teed väikese ampsu, millele on lihtne siis jah öelda, see keskendub ühele konkreetsele probleemile, mida sa lahendad ja klient ostabki siis konkreetselt sellele probleemile lahenduse. Ära karda olla nähtav, sest kui sa oled selle teenuse ampsuga ülesse pannud, sul on olemas link, sa saad seda jagada. Üldiselt Facebooki gruppides, kes on Facebooki gruppidega adminid ja loojad, nad ei luba sul kindlasti spämmimist, et sa hakkad seal lihtsalt nagu reklaami jagama. Aga neid teenuse ampsude linke sa saad peita ka väga mõnus, mitte peita, aga sa saad kasutada väga mõnusalt ja ka nagu loomulikul viisil sotsiaalmeedias inimestega suheldes. Näiteks kui keegi küsib midagi, siis ma arvan, et see on täiesti okei viidata oma teenuse ampsule, ütled, et näed, siin on tegelikult üks asi, kuidas ma sind aidata saan. Kui see grupi reeglitega läheb vastuollu ja sa ei saa seda grupis teha, seda on nii lihtne jagada ka lihtsalt tähendab otse nendes messengerides või kus iganes sa otse selle inimesega suhtled. Versus see, et sa peaks hakkama seletama kõiki asju uuesti, sul on lihtsalt link, mida sa jagad. Aga nüüd sotsiaalmeedia strateegia osas, kui sa hakkad teenust pakkuma, siis on hea mõelda läbi, et millisel viisil ma hakkan postitusi tegema. Nii palju, kui mina olen aru saanud, ka sotsiaalmeedia spetsialistid räägivad seda, et oluline on postitada regulaarselt. Niimoodi hakkavad algoritmid sinu jaoks paremini tööle. Ja minu meelest see autentsus töötab alati. Nii et julgustan sind postitama esiteks regulaarselt. Üks hea viis on näidata väikeseid võite iga kord, kui sa midagi oled muutnud. Meie ajule meeldib enne ja pärast pildid, nii et mina soovitan ka, kui sa neid teenuseampse teed, siis jäädvustaga see varasem olukord, et sa saaksid ka võrrelda pärast, et näed, alguses oli kodulehe päis selline, aga mina tegin ta selliseks. Inimestele meeldivad sellised kiired protsessid ja miks mitte ka videos filmida ja võib-olla kiirendusega lihtsalt näidata, kuidas sa kõike seda tegid. Väga meeldib inimestele need teiste inimeste sotsiaalne tõestus, ehk siis küsi alati tagasisidet. Iga kord, kui sa midagi pakud kellegile teenust, olgu see tasu eest, olgu see tasuline, arvesta juba selle ajaga, arvesta see oma teenuse protsessi sisse, et sa küsid tagasisidet ja küsi ka luba, et sa võiksid seda oma portfoolios kajastada. Inimestele meeldib ka nutikad nagu teadmised on ja, et kui sul on jagada neile mitte seda, et sa ainult postitad oma teenuseid, mida sa pakud, ei mõjuks liiga müügilikult, vaid jagada oma teadmisi, see kasvatab sinu autoriteetsust, see kasvatab sinu usaldusväärsust ja kokkuvõttes inimesed tahavad jälgida ja näha seda, mida sa seal sotsiaalmeedias siis postitad. Nüüd räägime natuke WordPressi õpiprogrammist lähemalt. WordPressi õpiprogramm alustab nüüd oktoobrikuus ja praegu on veel viimane võimalus pardale hüpata, kui sa tahad oktoobrikuus alustada. Meil on siin ka 2 erinevat võimalust, kuidas seda teha. Enne kui ma nende võimaluste juurde lähen, ma näitan sulle natukene seda WordPressi paketi seestpoolt ka. Võtan siit praegu ette korraks uuesti selle õpiprogramm. Et kui sa õpiprogrammiga liitud, sa saad kohe ligipääsu kõikidele materjalidele. See võib tunduda selline ehmatavalt palju seda materjali, et kas ma tõesti pean nüüd 6 kuu jooksul kõik need asjad läbi vaatama, siis tegelikult vastus on hoopis see, et
pigem nagu mitte. Pigem need on sulle siin olemas selleks, et sa vastavalt vajadusele liiguksid nende materjalide hulgas. Siin on siis erinevad kursused, erinevad salvestused, erinevatest varasematest koolitustest, kõik, mis puudutab ja aitab sind WordPressi maailmas paremini orienteeruda ja ka klienditeenindust pakkuda. Siin on ettevõtlusalased koolitused ja on olemas ka selline baaskursus ja on olemas ka grupikõnede salvestused. Neid grupikõnesid on võimalik alati vaadata järgi. Veebikooli nagu üks alustala nendes programmides on just see, et pakkuda sulle paindlikku õpivõimalust. Kui sa oled näiteks töötav inimene kuskil või sul on pere, lapsed ja nii edasi, võib-olla sa ei saa päevasel ajal osaleda, siis kõik kõned salvestatakse, kõik kõned sorteeritakse nii, et sul on lihtne leida pärast üles ka mingeid teemasid, mis sind huvitavad ja sa saad neid kiirendusega kas või läbi kuulata ja õppida kas või kell 3 öösel. Need materjalid on sinu jaoks olemas. Ma näitan siit mõnda grupikõnet, et meil on siis iga nädal grupikõne. 2 korda kuus on need kõned Teeduga, kes on üks Eesti parimaid WordPressi eksperte ja tema siis lisaks sellele, et ta annab sulle nõu, kuidas mingeid muresid lahendada, et siin ongi näha, et osalejad on esitanud siis mingid küsimused oma kodulehega seoses ja Teet siis põhimõtteliselt logib sinna veebilehele sisse ja näitab, kuidas midagi ära parandada reaalselt. Läbi selle õpivad ka teised osalejad, siin on väga palju häid nippe ja trikke ja kõik need siis sorteeritakse nii, et kui sa tahad näiteks teadagi, et kuidas kasutada seda VPML pluginat, mis on siis mitmekeelsuse plugin, või tahad teada oma konkreetse kodulehe kohta midagi, siis sa klikkad lihtsalt selle teema peale ja jõuadki selleni ja siin Teet jagab ja näitab. Ja seda materjali koguneb siis terve hunnik, et iga kuu 2 korda kuus on Teeduga need küsimuste-vastuste kõned ja 2 korda kuus on siis minuga grupikõne. Esimene kõne on 4 tundi, kuu fookuse teema panemisel paika. Esimene kuu kõne on alati hübriid, et on võimalus osaleda nii Zoomi kaudu kui ka otse tulla siis Tallinnasse kohale. Ja see on siis aeg, kus võtame aega ka, et päriselt siis midagi ära teha ja ülejäänud aeg on hästi palju sellist iseseisvat õppimist, mis annabki sulle selle paindlikkuse. Me lisame tavaliselt õpiprogrammidele juurde ka neid teisi koolitusi. Ma vaatan korras, kus mul see slaid siin on. Kõik, mis on selle perioodi jooksul, kui sa oled siis õpiprogrammis osalemas, toimumas veebikoolis ja veebikoolis on toimumas väga palju põnevat ja tulemas väga palju põnevat. Näiteks meil tuleb siis alustavate ettevõtjate programm koos veebimajutusega, mis on hästi põhjalik just alustavatele ettevõtjatele. Seal on raamatupidamisest, seal on kas teed OÜ või FIE või mis iganes sellised juriidilised küsimused. Tuleb eraldi ka müügikool. Et ma olen näinud seda, et just need õpiprogrammides osalejad tihti õpivad selgeks mingid ägedad oskused, aga puudu jääb sellest enese müügioskusest, et kuidas ma siis ikkagi nüüd neid müün ja kuidas ma endale neid kliente leian. Siis meil on plaanis teha siuke põhjalikum programm müügiteemadel, kuhu kutsuda kohale Eesti parimaid müügikoolitajaid ja väga palju teisi programme, näiteks UGC programm, müügitunnelite ehitamine, AI digistrateeg, küberturvalisuse eksperdi õpiprogramm. Ja kui mingisugused teemad omavahel kattuvad, et me näeme näiteks, et meil on tulemas see UGC õpiprogramm ja seal on tulemas üks koolitaja, kes näitab, kuidas teha videosid telefoniga ja kuidas neid siis monteerida ja kuidas siis reelse teha. Ja siis sa mõtled, et mis see puutub kokku WordPressiga. Aga kuna WordPressi õpiprogramm on suunatud just ka selle vaatenurgast, et sa saaksid hakata teenuseid pakkuma ja teenuseid pakkuda on hea, kui sa hakkad ka sotsiaalsem aktiivsem olema, siis see ongi see seos, miks me ristame omavahel neid külaliskoolitajaid, erinevate programmide sisu, et osalejad saaks nagu maksimaalselt kõik oma teadmised. Ja kui sa nüüd ehmatasid ära sellest materjali hulgast, siis hea on teada, et õpiprogrammi osalejatele on 2 aastat järelvaatamine, nii et terve see programm pluss veel 1,5 aastat on materjalid täielikult sinu päralt ja sa saad rahulikult neid järgi vaadata. Siis on meil õpiprogrammis, võtan siit ette veel selle grupi näite, võtame, kus meil siin oli kursused, on meil foorum. Siin on võimalik küsida siis erinevaid küsimusi, siin sa näed ka erinevaid liikmeid, põhimõtteliselt on sul võimalik ka nende liikmetega otse siin veebikooli sees suhelda, kui sa tahad chattida, aga võid ka eraldi nendega suhelda. Kokkuvõttes on programmil siis 3 alustala. Üks on see sama paindlik õppimine, mida ma just rääkisin. Teine on kogukond. Veebikoolil on üle 10 000 ettevõtja,
kes ikka vajavad aeg-ajalt teenuseid ja abi ja meil toimuvad erinevad sündmused nende jaoks ja õpiprogrammide osalejatel on eelis siis nendele pakkuda seda abi. Näiteks WordPressi õpiprogrammi osalejad saavad igakuiselt osaleda tasuta kodulehe tegemise õpinädalatel, kus on kümneid sadu ettevõtjaid, kes vajavad abi. Kui sa tuled sinna, aitad teisi, jääd silma ja jällegi võimalik leida endale kas kliente või koostööpartnereid. Ja neid üritusi on veel, ma ei hakka neid kõiki ette praegu siin lugema. Kolmas sammas on see platvorm, see nähtavus. Õpiprogrammi osalejaid ootame väga tulema laividesse veebikooli. Meil toimub iga teisipäeva hommik, toimub iga reede hommik ja vahepeal ka veebiseminarid, kus osalevad ka sadu inimesi ja see on sinu võimalus tulla pilti ja saada seda nähtavust. Nii et 3 sellist põhilist alustala, mida see õpiprogramm sulle pakub, paindlik õppimine, erinevad materjalid, saad valida endale ise, mis teema sind kõige rohkem huvitab. Väga soovitame tegutseda, rohkem tegutsemisele rõhku panna, et ei pea kõiki neid materjali läbi vaatama, vaid vastavalt vajadusele. Ja grupikõned, toetavad grupikõned, kus sa saad tulla küsimustega alati ja me toetame, aitame sul edasi liikuda. Ja teiseks siis see kogukond, et sul on võimalus osaleda erinevatel üritustel, tulla aidata ja jääda silma teistele klientidele. Ja kolmandaks on siis see platvorm ehk see nähtavus, et tulla ka laividesse kohale ja jääda siis ka niimoodi silma klientidele. Ja nüüd see pakkumine, mis meil siis on sulle siin, kui sulle tekib huvi ja sa oled otsimas sellist asukohavaba tööd ja lisasissetulekut, siis programmiga on võimalik veel täna ja homme liituda soodushinnaga. See on siis 1675 €. See sisaldab käibemaksu. Sa säästad sellega 150 € ja boonusena pakun sulle siis personaalkõne pluss tegevusplaani. See on aeg, kus me saame kokku veebiteel ja ma aitan sul leida selle niši ja täpselt sinu personaalse sobiva nagu teekonna. Sest võib-olla sa oled praegu palgatööl, sul on võib-olla vaja natuke rahulikumat tempot, kuna mina olen kodulehti teinud, olen ise vabakutseline olnud, olen teenuseid pakkunud, olen näinud ka õpiprogrammides kümneid osalejaid, et mis viisid nende jaoks kõige paremini töötavad, siis see on sinu jaoks väga kasulik kohtumine, kus ma aitangi läbi sinu enda vajaduste mõelda siis sellise kõige parema teekonna selle õpiprogrammi jaoks, et mis on need asjad, millele kohe alguses sa võiksid keskenduma hakata, mis on need teenused võib-olla, mille suhtes sina võiksid selle suuna võtta, vajadusel aitan sul leida mingisuguseid lisamaterjale veel. See programm on 30-päevase rahagarantiiga, ehk siis kui oktoobris alustame, siis 30 päeva jooksul, kui sa tunned, et see mitte kuidagi ei haakus ikkagi sinuga ja sulle üldse ei sobi, on sul võimalik saada raha tagasi. Ja see kehtib siis kuni reede õhtuni. Kui sul praegu ei ole võimalik sellist suuremat, tahtsin seda näidata isegi siin, et ma korraks lähengi siia tootelehele, et seda on võimalik tasuda ka mitmes osas. Kui sa oled eraisik, siis valides eraisik, sa saad tasuda kassalehel kas 2 või 3 osas või valida ka pikema, isegi kuni 72 kuud on see järelmaksuperiood. Seda pakub siis Montonio, ehk siis panga kaudu on see krediidi saamine. Kui mingil põhjusel sul ei õnnestu sealt, siis sa võid alati kirjutada meile ja läbi rääkida, et võime ka otse sulle teha selle maksegraafiku. Aga ettevõtte alt saad siis ka kas tasuda korraga või järelmaksus ja samamoodi siis minnes kassalehele, teha selle tellimuse ja me teeme siis otse sinuga, sest ettevõttele see Montonio ja Inbank nagu krediiti ei anna, et ainult eraisikule kehtib see. Nii et juba praegu liitudes on sul võimalik ka tasuda mitmes osas. Aga teine variant on teha ka sissemakse. 225 €, sa saad kohe ligipääsu materjalidele, kirjutad meile ja me lepime kokku siis eraldi maksegraafiku. Selle jaoks on ka olemas siis tooteleht. Üks asi mul jäi näitamata, üks boonustest, et see õpiprogramm sisaldab ka siis tööriistu. Ma võtan ette siit selle kursused ja ma näitan siit kursuste pealt. Õpiprogramm sisaldab siis üle 2000 € väärtuses tööriistu ja kohe, kui sa siis oled osalemas, saad sa ligipääsu sellisele kursusele nagu pluginad osalejatele ja siin on näha, et kuni 5 erineval veebilehel võid kõiki sa neid tööriistu kasutada. Enamus tööriistad on siin eluaegse litsentsiga kuni 5 veebilehele, näiteks Astra Pro, Premium Starter Templates, aga mõned on ka aastase litsentsiga, näiteks Elementor Pro ja VP Rocket. Ülejäänud ongi tegelikult kõik, mis sa näed siin eluaegsete litsentsidega. Nii et sa saad endale Pro tööriistad,
mis on tõesti WordPressi ühed populaarsemad, kõige kasulikumad tööriistad. Saad endale kogukonna, saad endale tutvusi uusi, saad endale koostööpartnereid, saad nähtavust läbi veebikooli, saad teenuseampsude turule oma teenuseid üles panna ja saad koos meiega õppida, tegutseda ja luua endale asukoha vaba sissetuleku. Nii et ma loodan sind näha õpiprogrammis.